algab siin kell 5. Ja mul on hea meel tervitada kõiki teid, keda noorte teemad külmaks ei jäta ja seetõttu olete sellisel imelisel pealelõunal laupäeval võtnud aega, et tulla siia Tallinn Music Weeki pop-up restorani. Ja see tundub olevat päris hea sellisteks avatud informaalseteks vestlusteks tänasel laupäevasel päeval. Ja muidugi teid, kes te jälgite meid Postimehe veebiülekande vahendusel. Et see võiks olla siis üks selline tunnike nüüd või pisut vähem, mida me veedame selleks, et üheskoos mõelda ja rääkida noortest ja noortega seonduvatest teemadest. Minu nimi on Ülli Enn. Ma olen noorte teemadega seotud umbes 25 aastat, ise ma olen mõne aasta vanem ja ma alustasin aktiivse noorena. Olen tegutsenud noorsootöötaja, noortevaldkonna kujundaja ja koolitajana ja minu kõige selline viimasem põnev seiklus või mitte öelda väljakutse tööalane oli Brüsselis siis seotud Eesti hiljutise eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus, kus ma juhtisin liikmesriikide koostööd ja läbirääkimisi noorte küsimustes. Nii et mul on kindlasti oma seos ja suhe nende teemadega, millest siin täna juttu tuleb, aga ma arvan veelgi tähtsam, mul on hästi suur huvi teiega nendel teemadel nõu pidada. Ma vaatan ringi siin saalis ja kuulen, ma ei ole siin üksi. Minuga koos vähemalt laval on päris mitu väga põnevat inimest ja mul on hea meel tutvustada. Meil on siis täna nii-öelda noorte häälekandjana siin ja noorte esindajatena siin Ave-Liis Kivest, Võrumaa noortekogust, Mikk Tarros, Eesti Noorteühenduste Liidust, Kristel Aaslaid, kultuuritegelane, näitleja, muusik, aga ma arvan, et sind võib öelda välja kui sellise näitena heast aktiivsest noorest inimesest, kodanikust, kes võtab ühiskondlikult olulistel teemadel sõna ja see on ka see, miks me oleme täna mõelnud, et sa võiksid meiega siin koos kaasa mõelda. Ja siis on sugugi mitte vähem noored ja noortesõbralikud ja entusiastlikud minister Mailis Reps, haridus- ja teadusminister ja Katrin Isotamm, Telia, IKT ja telekommunikatsiooni, IT ja telekommunikatsiooni firmast, et meil kõigil on siis midagi nende teemadega seost ja eks me siis seda siin vaikselt lahti rullime. Aga ma hästi loodan, et need jutud täna siin ei lõppe selle lavajoonega, vaid kui ei ole sellist tunnet täna, et tahaks mikrofoni haarata ja kõigile neile, kes meid Postimehe ülekande kaudu jälgivad, siis Noorteühenduste Liidu noored on avanud ka sellise võimaluse, et kui sa lähed slai.to veebikeskkonda ja sisestad seal koodi #949, siis saab seal küsida anonüümselt küsimusi ja kommenteerida ja sõna sekka öelda, eks me siis aeg-ajalt vestluse käigus püüame ka sellele pilgu peale visata. Nii et umbes niimoodi selline plaan on. Jube pikk sissejuhatus, kohe lõpetan. Ja kui me nende teemadega edasi läheme, siis meie tänane vestlus on aines saanud ühest uuringust. Paljudest muudest asjadest ka, aga peaasjalikult ühest uuringust, mille taustalugu viib meid tegelikult kultuurikatlasse, kus Tallinn Music Week äsja lõpetas oma sellise loomingulise konverentsi. Oktoobris olid seal koos üle 200 noore ja noorsootöö tegija üle kogu Euroopa selleks, et küsida ja pidada nõu, et mis on täna noortele oluline, mis neile korda läheb, mis on neile tähtis ja mida nende teemadega teha võiks. Ja selle Euroopa Liidu noortekonverentsi, mis siin Tallinnas toimus, järel käivitus siis kõikides Euroopa Liidu riikides avalik konsultatsioon noortega, et veel laiemalt noortelt nende mõtteid ja arvamusi teada saada. Ja täna on meil võimalik nende uuringu tulemustel otsa vaadata. Eestis viis seda uuringut läbi, see oli noorte endi kätes, Eesti Noorteühenduste Liit ja Mikk, äkki sa alustuseks avadki pisut, et mida see uuring meile siis räägib sellest, mis siis noortele oluline täna on? Aitäh, Ülli! Jaa, täpselt oligi nii, et noored ise said nii-öelda siis läbi viia uuringut ja ka noored siis paljuski vastasid, et kui võib-olla uuringut avada, siis mis ka juba ürituse kirjelduses oli mainitud, siis noortel on muidugi tähtis, et neid on võrdselt koheldud. Väga suur teema oli ka vaimne tervis ja ka näiteks noorte tööturg ja
haridus üldiselt, et millised on need oskused võib-olla, mida me koolist ei saa ja et ühesõnaga noored tahaksid sihukest elulist kogemust rohkem, see tuli paljuski välja. Muidugi oli ka teisi teemasid, nagu näiteks Euroopa Liit. Noored küll tunnevad, et Euroopa Liit on väga kasulik, kuigi sooviksid rohkem infot näiteks selle kohta. Ka keskkonnateemas toodi palju välja seda, et keskkonda võiks rohkem väärtustada, noored võiks sellest rohkem rääkida ja paljudest teistest teemadest ka veel. Ehk üpris lai ampluaa teemasid, mis on noortele tähtsad ja mis ei seostu võib-olla siis ainult hariduse ja noorsootööga. Et seda oli väga tore tõdeda, et noori huvitab ka laiem just sihuke maailmapilt. Need teemad, nagu sa ise ütlesid, et see põhimõtteliselt puudutab noorte kogu elu, eks ole, kõike, millega nad nagu kokku puutuvad ja võib-olla need teemad, mida sa praegu ka välja tõid, nendes ei ole otseselt midagi sellist, mille peale ei oskaks nagu tulla, kui pisut mõtleks, mis noortele korda võiks minna. Kas selles uuringu tulemustes sinu enda jaoks oled noor inimene, sa puutud väga palju noortega kokku noorte esindusorganisatsioonis. Kas sinu jaoks oli ka nendest tulemus midagi sellist, mis oli nagu tõesti üllatav või pani sind nagu mõtlema, et vau? Ja selles mõttes, et kuna me näiteks intervjueerisime ka vene noori ja teistest vähemustest noori, siis nii palju, kui me ühiskonnas arvame, et noortel on nii-öelda vene ja näiteks Eesti noortel on erinevad teemad, siis pigem see ühtsus tuli sealt välja, et me ei olegi nagu nii erinevad, et me oleme üpris sarnased, seda oli tore kuulda ja samuti ka selline üldse sihuke võrdsuse teema, et üle suurem osa nagu noortest tõi välja, et me tahaksime tegeleda rohkem võrdsuse teemadega, mis eeldavad siis, kas minu kodukohas on olemas võimalused või siis ka näiteks huviringid või midagi muud, et sihuke üldine nii sotsiaalne sidusus kui ka teistega arvestamine, ja muidugi ka see, et noored on nagu skeptilisemad just näiteks valeuudiste suhtes, mis tuli välja, mis oli väga huvitav ja üleüldse sihuke skeptiline suhtumine, mis on nagu omamoodi ka hea, et noored ise tahavad näha ja suudavad näha neid probleeme ja pigem ei ole nii naiivsed enam, kui võib arvata. No see on päris hea perspektiiv, siis on hea, kui uurimus meile selleks niisugust kinnitust annab. Mailis, sina oled haridus- ja teadusminister, vastutad muulgas ministrina selle eest, et ka noorte küsimustes elu Eestis paremaks läheks ja teed seda 3. korda. Nii et sul on suurepärane arusaam valdkonnast, taustateadmine ja kogemused. Mis on täna see noorte küsimuste eest vastutava ministrina, mis sind, ma ei taha öelda, ei lase öösiti magada, sest ma loodan, et sa puhkad hästi, aga mis sind heas mõttes või siis pisut nagu muregelikuks tegevalt kummitab ministrina? Neid väljakutseid, mis hetkel on üleval võib-olla kõige esimesena, kuna meil oli noorte ümarlaud loetud tunnid tagasi, siis mida jälle seesama ENL välja tõi ja mis on selgelt meile kõigile näha, et täna meie noorte kaasarääkimine piirkonniti on kahjuks hästi erinev. Et meil on tänaseks nüüd tõesti 79 omavalitsust, aga peab ütlema, et vaid kolmandikus nendest on olemas esindusorganisatsioon ja isegi selles kolmandikus on see noorte reaalne kaasatus väga-väga erinev. Et pigem ikkagi on ta selline, ütleme see arusaam, et noored seal koha peal tahavadki kaasa rääkida, neil ongi midagi öelda või nii nagu me ka nendel üle-euroopalistel üritustel, mida me ju suurepäraselt korraldasime, kõik oli väga hästi. Me nägime, et noored ju, mis minu meelest oli hästi kaunis, tõid ise välja, et noori kaasatakse tavaliselt siis, kui küsitakse hariduse või puhtalt noore, ma ei tea, näiteks kuhu ehitada skatepark, kui üldse ehitada. Et see võib-olla on ainuke küsimus, aga tegelikult noored tahavad rääkida kaasa kõikidel teemadel. Nad tahavad rääkida sotsiaalteemadel, nad tahavad keskkonnateemadel, neid huvitab samamoodi transport, neid huvitab samamoodi, mina ei tea, vee- ja kanalisatsiooni võrgustik, ükskõik mis. Et tegelikult see, et see noorte osalus kohalikul tasandil, kus see noortel on võib-olla kõige rohkem öelda, võiks olla kõikidel erinevatel teemadel. Näiteks detailplaneeringutes, arendustes ja noortel võib olla selline väga nutikas lähenemine,
et võib-olla see on nagu ütleme, kui tahame nagu mure poole pealt, et meil on ju palju, mille üle uhke olla, meil on palju, mille üle öelda, et täna me oleme ikkagi super. Aga jah, võib-olla see pool ja eriti arvestades, et noored on ju ka väga digitaalsed tegelikult ja sellist osalust võiks palju, nii nagu me ise räägime nutikas noorsootööst, võiks ka tegelikult nutikas osalus olla palju aktiivsem. Et näiteks kohaliku omavalitsuse mingid teatud otsuseid võiksid noored kaasa rääkida, olgu ta siis Twitteri, sotsiaalmeedias ja nii edasi. Et see on võib-olla see pool, kus ma nagu ministrina näen, me võiksime teha palju rohkem vahvamalt ja eks me siis saame seda koos C4 ja teiste vahvate noortega teha. Nüüd võib-olla teine teema, mis on siin ka täna juba ju üleval, on siis see noorte vaimne tervis. See on väga lai teema, alates stressist, lõpetades koolipingega, kodutööde ja kõige muuga, õppekavaga, riigieksamitega, paljud muud asjad, sotsiaalsete pingetega. Et see võib-olla kui me vaatame neid, ma mõtlesin, et sa võib-olla ühel hetkel sa tõenäoliselt räägid ka nendest uuringutest, et kui me vaatame heaolu ja neid uuringuid, et ikkagi nii suur osa noori tunneb, et nad on vaimses stressis, et see on võib-olla ka pool, mida õnneks nüüd räägitakse palju rohkem, aga tegelikkuses on varjatud, see ei ole nähtav, see on midagi, mis pulbitseb välja ja pigem suhtutakse sellest, üldse selline vaimse tervise teema on ega seda mõisteta, kui sügav ta tegelikult on. Võib-olla need kaks asja välja tuua. Aitäh, need on kindlasti teemad, millest tahaks täna ka veel täpsemalt juttu teha ja neid pisut enam avada. Ja tõsi ta on, et nii selle sama uuringu, millest Mikk siin rääkis, põhjal on see üks nendest asjadest, mis noortele täna tõesti nagu muret teeb, et nad puutuvad sellega kokku ja see selline, kuidas ma netist targalt toimetan, kuidas ma elan nii, et ma tõesti ise kahjustatud ei saa. Kõik see on kindlasti see, mis, kui me räägime sellisest digiühiskonnana küpsemisest, me keegi ei ole sellest nagu vaba või me peame kõik sellega nagu tegelema, et oma teadlikkust kindlasti selles tõsta. Ja sa mainisid nutikat noorsootööd, et see on kindlasti üks asi, mille osas Eesti on olnud ka Euroopas üks noorte teemades eestkõneleja ja see eeskätt kutsub siis üles töötama selle nimel, et meie noorte ja noortega töötavate inimeste digioskused, digipädevused oleksid paremad. Ehk siis noored saaksid aru tõesti, millised need netikäitumise nagu netikett ja tagajärjed on, aga et nad oleksid ka teadlikud, oskaksid ennast kaitsta, oskaksid abi otsida, aga veelgi enam, et me saaksime noori tõhusamalt kaasata, et sa rääkisid samamoodi noorte osalusest ja kaasamisest, et tõesti, nagu sa ütlesidki, et siin on võib-olla selline digilahenduste potentsiaal, mida me ei oska täna veel päris hästi ära kasutada, ja kindlasti küsimus, kuidas me saame noori endid kaasata selliste tehniliste vahendite välja töötamisse, mis siis avavad kaasa rääkimise võimaluse suuremale hulgale noortele. Noored just nagu sellest digilahendustest rääkides tõesti üks oli see selline mureteema noorte jaoks nii selles uuringus kui Telia on kindlasti nagu nende teemadega tegelenud ja ma saan aru, et üks uuring, millega Telia Põhjamaades ja Balti riikides on noorte arvamusi teada püüdnud saada, on siis Children Advisory Panel või selline laste nõuandev kogu, kes siis tuleb kokku ja ma saan aru, et 2 aastat on seda uurimust nüüd tehtud. Just. Ja võib-olla sa, Katrin, natuke avad, et mis siis nagu ekstra just sellise noorte digielu teemadel sealt välja tuleb, et võib-olla võrreldes nagu selle Euroopa Liidu noortestrateegia jaoks tehtud uuringuga on see ka rohkem kvalitatiivne ja te räägite võib-olla pisut vähem hulga noortega, aga hästi nagu sisuliselt ja süvitsi, et mis on need teemad, mis siis noorte digielu kohta sealt sellised võib-olla kõige põnevamalt esile tõusevad? Ta on jah, pigem kvalitatiivne. Me oleme nüüd 2 aastat teinud, nagu sa ütlesid, ja selle 2 aastaga siis rääkinud, seal circa on olnud 1500 noort siis ja Telia koduturud, Skandinaavia, Baltikum, et 6 riiki. Aga mõneti tulevad välja tegelikult täpselt samad asjad, et kõigist nendest erinevatest uuringutest, sellest, millest täna on olnud juttu, ka see uuring, mis tegelikult meil oli 1 ajendiks selle suurima julguse algatuse lansseerimiseks eelmisel aastal, mis oli siis Lastekaitse Liidu uuring, oli vist 1000 noort 2016, kus tuli siis välja, et niisugune pädevuste kõrval jah, on päris palju probleeme, need probleemid lähevad või ütleme, neid tuleb üha juurde lihtsalt loomulikult selle tõttu, et elu kolib offline'ist online'i nii-öelda,
et meie uuringud näitavad sama, meie mõte ongi olnud otse lastelt küsida, näitavad seda, mida Mikk ütles, mida minister ütles, et lapsed on ise tegelikult hästi pädevad. Meie oleme rääkinud siis, on 6. klassid ja esimesel korral olid 9. klassid ka juures. Aga nüüd viimane kord oli just siis umbes 12-aastased, rääkisime privaatsusest päris palju, rääkisime sellest, et kuidas nad ise tunnetavad. Nad teavad palju, nad oskavad tahta ja üks niisugune huvitav asi on see, et need, kes on ka rohkem kuulnud, informeeritud, vanematega rääkinud, koolis rääkinud, õpetajatega rääkinud ka murekohtadest, tegelikult on kogenud vähem probleeme. Ehk ütleme selline pigem teadlikud, pigem kasutavad, pigem oskavad, et neil on vähem probleeme, aga probleeme üldiselt muidugi on päris palju. Et minu meelest sellest samast uuringust, millest me alustasime, tuli ju ka välja, seal oli olemas täiesti eraldi tehnoloogia osa ja tuli välja ligi pooled vist ütlesid 47%, et nad on kogenud midagi enda suunal, mis ei ole positiivne, mis on negatiivne. Ja meil täpselt samamoodi see viimane uuring suisa näitas, Eesti oli paraku jälle niiviisi esirinnas halvas mõttes, et nende 6 turuga võrreldes vähemalt, et 3/4 lapsi, kes Eestist vastasid, meil oli 4 kooli, ütlesid, et nad on midagi kogenud, mis on olnud tegelikult kehva. Aga kokkuvõttes umbes pooled, et ühesõnaga seda on, sellega tuleb tegeleda ja sellepärast meie ka, kui meie suurima julguse algatuse üks niisugune ajend oli see, et me vaatasimegi seda sama Lastekaitse Liidu uuringut ja need numbrid, siis iga 4. koolilaps on kogenud kiusamist online kanalites või internetis ja 17% ehk sisuliselt iga 5. ütles, et ta on ise kiusanud. Et kuidagi tundub, et see teema on hästi alaräägitud, et peaks tõstatama ja peaks tegelema ja nii me sellega siis pihta hakkasime. Kindlasti mida rohkem sellest räägime, seda rohkem oskavad ka noored seda ära tunda ja tegelikult nagu ka siis selliste uuringute kaudu anda meile märku, kui tõsine see probleem on, et me saaksime omakorda sellega nagu tegeleda. Jah, just, sest et üks huvitav asi, mida meie oleme nüüd kogenud, mina ise, kui ma olen sellel teemal rääkinud, on võib-olla tunnetus, et äkki see küberkiusamine ei olegi nii paha kui päris kiusamine. Et tegelikult sageli küberkiusamine ju on nii-öelda koolikiusamise jätk. Ongi niisugune loomulik viis kolida samamoodi klassiruumist siis online kanalitesse, nii nagu laste suhtlus kolib klassiruumist internetti ümber. Ja ma olen päriselt ka kuulnud päris mitu korda kommentaare, et aga äkki ongi hea, siis seda päris kiusamist on vähem. See on täpselt sama valus, see on salakavalam, see on hiilivam, sest seda tunnetuslikult kuidagi emotsioon ei ole kohe nähtav, eks ju, sellel vastaspoolel, aga tegelikult need lood, mida meie selle teemaga tegeledes nüüd paljude partneritega, siin on ministeerium kaasas, Lastekaitse Liit ja paljud teised veebipolitseinikud, et need lood on hästi kurvad ja sugugi mitte vähem valusad kui nii-öelda see klassiruumi või füüsiline kiusamine. Absoluutselt. Seesama, mida sa viitsid ja tegelikult küberkiusamise ja vaimse tervise vahel on väga selge seos, eks ole, et seesama laastav mõju mitte ainult sellele noorele, kes seda kogeb, vaid kindlasti tema lähedastele, ta ümbritsevatele, kõigile, kes sellega siis kuidagi mingil moel kokku puutuvad, et see on üsna selge ja me peaksime ilmselt siis rohkem tegelema sellega, et noored oskaksid tõesti seda ka sama tõsiseks ja probleemseks pidada kui see, kui ma kellelegi halvasti ütlen või jõuga teda füüsiliselt väärkohtlen. Samas vaimne tervis ja Mailis, sina sellele ka juba viitsid, on väga palju laiem ja puudutab absoluutselt kõike, millega noored oma elus kokku puutuvad, et vaimne tervis üldse ja noorte vaimne tervis on minu meelest õnneks Eestis üha rohkem kõneaineks. Et siin on palju selliseid tublisid tegijaid, MTÜ Peaasi kindlasti ja peaasi.ee ühe portaalina on võtnud seda teemat Eestis niimoodi jõuliselt kanda ja edendada. Selle pinnalt on välja kasvanud Eesti Noorte Vaimse Tervise Ühing, kelle esindajad ma tean on ka täna siin ja võib-olla hetke pärast siis kuulame ka mõne sõnaga teie mõtteid nendel teemadel. Mul on nagu hästi hea meel, et minu meelest nagu ka see on üks selline teema, kus asjad nagu vaikselt liiguvad. Ja Kristel, minu meelest oled sina üks nendest headest näidetest, et kindlasti kui me noortest räägime, siis mõjuvad need niisugused tuntud inimeste, võib-olla ka mittetuntud inimeste, aga päris lood selle kohta, kuidas see ongi okei, et me vahest ei tunne ennast hästi ja teinekord ei tunne ennast nii hästi. Aga see on tohutu julgus sellest rääkida. Samamoodi nagu see kampaania ütleb, suurim julgus, et sina oled olnud üks neist, kes on võtnud nii Peaasi raames kui kampaania suurim julgus raames neil teemadel rääkida.
miks sa seda teed ja kust sina selle niisuguse julguse ja jõu võtad? See on kahtlemata kõige rohkem sellepärast, ma ise olen tulnud sellisest elust või et ka mina tundsin noorena koolis käies, et ma ei olnud kiusatud, ma kaugel sellest, pigem olin ma selline liim, kes kõiki kokku hoidis ja käisin ja vaatasin ja olin ja hängisin kõigiga. Aga millegipärast kuskil mu sees, mis näitabki nii eredalt seda, et vahet ei ole, kus sa selles nii-öelda sotsiaalses klassis nagu oled, ka klassiruumis. Kas sa oled see populaarne tüdruk või populaarne poiss või see, keda kogu aeg kiusatakse või oled sa seal kuskil vahepeal. Need vaimsed probleemid, need mured, need halvad mõtted, need võivad tulla ükskõik kellel, ükskõik kust ja ma ise tundsin, et mida aeg edasi läks, seda vähem ma sain aru, kust need tulid, miks ma nii kurb olin, sest ma olin kodus olles, ma olin kogu aeg kurb ja ma ei saanud aru sellest, ma ei osanud nagu kuskilt võtta kinni. Ja teades seda ja tulles sealt ja kui kogu see nii-öelda see meedia tähelepanu minu õuele jõudis ja kui ma hakkasin rohkem sellist tuntust koguma, siis paljud noored kirjutasid mulle, et nendel on sellised mured või noh, mõni kuidagi avas ennast niimoodi ja ma sain aru, et tegelikult see probleem jätkub, see käib siiamaani, see ei ole kuskile kadunud ja mida rohkem lihtsalt oligi sellel ajal ei räägitud, kui isegi nüüd mis see oli 2009 ja sealt natukene varem, ei räägitud sellest üldse, et noor inimene, kellel on kõik uksed valla, räägiti ainult sellest, et sul on ju elu on alles ees, mida sa nukrutsed, mine tee kõike, internet on ju sinu ees, klõbista, otsi, uuri, õpi. Aga kõik see tundus järsku nagu teistpidi nii üle pea, et kuhu ja miks ja kellega ja ma arvan, et lihtsalt see, et ma leidsin, et mulle on pakutud mingis mõttes platvorm, et mulle on antud see hääl, et ma saan rääkida, et see on täiesti mingis mõttes see on täiesti okei. Need mõtted, see segadus, see peate oleks, see on täiesti okei. Ma ise paratamatult siiamaani natukene nagu võitlen sellega, kui ma olen jõudnud endaga mingisugused kokkuleppeid ja mingisugused tööd ära teha, et see kõik oleks okei. Aga ma arvan, et noortel on lihtsalt vaja teada, et nad ei ole üksi selle mõttega, nad ei ole ainukesed, kes niimoodi arvavad ja mida rohkem sellest räägime meie, kes on vanemad, kellele nad mingis mõttes ju vaatavad alt üles või kelle poole nad vaatavad, siis sellest ei saa mitte midagi halba juhtuda, vaid ma loodan, et keegi leiab just mingisuguse päästepaadi sealt. Aitäh, et sa seda teed. Ja siin ma arvan tõesti, et ei ole selles mõttes kahjuks väga suurt vahet, et sa viitsid aastale 2009, täna on 2018 ja ma kardan, et kui me siin 10 aasta pärast istuksime, siis ilmselt see teema, kuidas noored tulevad toime ühiskonnas, kuidas nad kasvavad, kuidas nad küpsevad, kuidas nad leiavad enda tee, saavad piisavalt julgeks, et tegeleda sellega, mis neile muret valmistab ja aidata ka teisi enda kõrval. Ma kardan, et need ei ole teemad, mille aktuaalsus nagu võiks kuidagi väheneda, nii et selles mõttes kindlasti peab neil teemadel rääkima ja väga hea, kui noored ise aktiivselt võtavad seda teha. Ave-Liis, sina oled ka noor inimene, ma vaatasin sinu tausta tutvustust, sa oled aktiivse noorena alustanud kohaliku noortekeskuse juhtimist, ehk siis noortel oleks koht Võrumaal, kus käia ja ise tegutseda. Sa seisad hea noorte aktiivse osalemise võimaluste eest Võrumaa noortekogus ja ma jäin tõesti kahe vahel mõtlema, kas tutvustad sind aktiivse noorena või pigem noortejuhi noorsootöötajana. Ja samas, mis vahet seal on? Täna me räägime sellest, et kõik inimesed saavad midagi ära teha nende teemade osas, mis noortele muret valmistavad ja pigem võib-olla siis küsimus sulle, et kuidas kõik need teemad, millest ka siin eelkõnelejad rääkisid, paistavad sulle seal Võrumaal noortega koos tegutsedes, et mis on see, mis kuidagi Võrumaalt vaadates noorte jaoks täna võib-olla kõige selline aktuaalsem ja kriitilisem ja põletavam on ja just sellised sinu isiklikud kokkupuuted? Ma arvan, et Võrumaal on kõige just siuke silmapaistvam teema vaimne tervis. Just hiljuti tegime noortega ka ühe projekti, kus oli koostöö peaasjadega
ja siis nagu see idee tuligi lihtsalt, et ei ole teinud ammu mingit vaimse tervise projekti, et lihtsalt teeme. Hiljem tuli välja, et enamus noori, keda me juhuslikult kaasasime projekti, on olnud seotud vaimse tervise probleemidega või neil lähiringkonnas on kellelgi vaimse tervise probleemid. Ja üheks projekti nagu olemuseks oli see ka, et lisaks sellele, et noortele teadvustati neid vaimse tervise probleeme, teadvustati neile seda ka, et kus neil oleks võimalik abi otsida. Ja ma teangi, et näiteks 3 tüdrukut saidki reaalselt abi pärast seda projekti. Nad pöördusidki psühholoogi poole, 1 tüdrukutest pöördus psühhiaatri poole ja tänaseks on nagu olukord palju paremaks muutunud. Need on 3 päris inimest, nende elud ja nende hea tunne selles osas, kuidas neil elus läheb. See on väga-väga tubli tulemus. Aitäh. Vaimne tervis. Läheme sellega siis edasi, et kui see siit üha kerkib ja ma vaatasin vahepeal sinna Slido keskkonda, asi toimib. 4 esimest küsimust on kohal ja esimene neist tegelikult ongi vaimse tervise teemal ja see küsib nii. Kuidas plaanitakse tagada noorte vaimne tervis, kui mõnedes koolides pole veel siiani psühholooge? No pole paremat küsimust, kui su kõrval istub minister Mailis. Vasta nüüd, palun. Eks neid tuleb leida. Et esimene asi on see, et mu lihtne vastus oleks see, et me oleme näinud ette lisavõimalusi ressursi näol. Ja me üheskoos oleme rohkem mõistnud, miks peaks olema koolis psühholoog. Aga teiselt poolt, mida me saame ära teha, on ka tunnistada, et kohati see koolipsühholoog ei ole see tõsine kõrs, et meil peab olema veel võimalik edasi minna. Et meil on olemas vähemalt mõned korralikumad vaimse tervise keskused, aga me peame ka tunnistama, et seal on järjekorrad väga-väga pikad. Et tegelikult isegi kui sa teadlikumaks, et sa vajad abi, siis see abi ei pruugi olla tegelikult käepärast. Ja see on, ütleme, üks selline väga tõsine probleem, sest koolid, koolides on ka selline hea praktika mitmetes koolides, kus neil on ka enda psühholoog, aga just sellisest delikaatsusest tulenevalt ei taheta minna oma kooli psühholoogi juurde. On selline väike umbusk, võib-olla ka kahjuks mõni negatiivsem kogemus, et mõni asi on sealt liikvele läinud või vaadatakse kooli kollektiivis veidi teistmoodi ja on täiesti teadlikult, minnakse teise kooli. Siis kolleegi või sõbra või kellegi soovitusel. Aga jah, ütleme sellised nõndanimetatud, kui terminites öelda, siis teise tasandi abi, seal on järjekorrad väga-väga pikad ja seal tihti ollakse juba võib-olla kogenenumad, osatakse laiemalt vaadata seda teemat või siis lähtutakse mingitest palju tõsisematest probleemidest, kui on juba selline ütleme suitsiidne tegevus, kui on ohtlik ja nii edasi, aga jah, ütleme, meil on palju samme astutud, aga meil on veel palju teha sel teemal, et see oleks tegelikult kättesaadav. Keegi panelistidest soovib veel kommenteerida, Mikk, ole hea. Jaa, seoses selle koolipsühholoogiga ja selles osas ma nõustun, et kõik noored võib-olla ei julgegi rääkima minna ja siis kuna on näiteks, kui on eriti, kui on väike koht, siis see kuulujutt võib-olla levib. Mida ma võib-olla alternatiivina võiksin ka välja tuua, et ongi erinevad kodanikuühendused ja näiteks ka noorteorganisatsioonid, kes ise pakuvad siis seda noorelt noorele nagu nõustamist, ehk siis erinevad tudengiorganisatsioonid teevad seda, isegi sinna on pikad järjekorrad, nii et võib-olla siuke ka riigipoolne tugi siis nendele kas organisatsioonidele või siis ühendustele, et kes sellega tegelevad, et see oleks kindlasti väga oodatud, kuna noored ise võib-olla tahavad siukest touchi, kus nad saavad noorele rääkida, et ma arvan, et see on nagu väga tähtis. Ma olen hästi nõus sellega ja seda enam, et kui me räägime nagu noorte vaimsest tervisest, siis me kooliharidus kindlasti, väga paljud noored on suure osa ajast kooliga seotud, aga kõik noored ei käigi koolis ja lisaks sellele põhjusele, mis sa Mailis välja tõid, et võib-olla ma ei taha minna selles oma keskkonnas sinna seda abi otsima, oma probleemi kuidagi lahkama ja avama, aga kõik noored ei käigi koolis ja kus on siis nagu see tugivõrgustik ja kohad, kus neil on võimalik oma probleemidega tegeleda, et
miks sa viitasid noortelt noortele, ühingutele, noorsootööle, mitteformaalsetele võrgustikele, ma arvan, see on tegelikult ju, ja mitte ainult minu arvates, vaid ka uuringute järgi see, mis on tõesti nagu tõhus ja toimib. Võib-olla see on ka see hea koht, et ma vaatan otsa, Triin, sinule. Sina oled Eesti Noorte Vaimse Tervise Ühingust. Nüüd ma saan aru, et kogu publik vaatab, et appi, kas ta teab meie kõigi kohta, kust me oleme, kes me oleme, järgmisena tuleb mikrofon mulle. Nii ei ole, mis tähendab seda, et võib ise julgelt märku anda, kui on mingi teema, mis sinuga tõesti haakub ja sa tunned, et sind kõnetab ja sul on sel teemal öelda. Aga Triin, ma hea meelega annaks mikrofoni sulle, et sa saad äkki paari sõnaga öelda, mis on Eesti Noorte Vaimse Tervise Ühing ja just nagu ühe näitena siis sellest noorte enda ettevõtmisest. Aitäh, tegelikult on see Eesti Noorte Vaimse Tervise liikumine, aga jah. Mis meie siis teeme, me oleme MTÜ, sellel aastal saame MTÜ õigused ja meie eesmärk ongi kaasata noori, see noortelt noortele nii-öelda meetod või suhtumine. Et meie eesmärk, mida me välja töötame, on siis noortele loua keskkond, kus kohas on tugi, kuidas nüüd öelda, tugigrupid, erinevate asutuste külastamine, erinevad inimesed, kellel on kogemused või kes on professionaalid, tuleksid meile esitlusi tegema ja me oleme sellega siis nüüd alustamas nii-öelda. Ja me ise ei ole professionaalid, me oleme, ütleme nii 20–30 aastased inimesed. Alates 30 võib ka liituda, aga siis ollakse nii-öelda tugiliige või toetajaliige. Ja meie siis põhimõtted on sellised, et kui noored sinna tulevad, siis me võime enda organisatsiooni tegevust tutvustada, kuid mitte neid noori, kes seal on, et see on privaatne keskkond. Ja me alati muidugi ootame sinna juurde liitujaid, et kuna meil on peaasjast välja kasvanud, siis aadress, millel küsida küsimusi ja saab ka liituda, on noored@peaasi.ee. Et on küsimusi? Äkki? On küsimusi? On, väga hea. Kas saate ka lähemale tulla, et ma ei tea, kui kaugele see mikrofon lubab meil tulla, siis teeme nii, et kohvikus võib vabalt liikuda. Mul seesama küsimus venekeelsete noorte kohta. Kas sinna samma saab tulla vene keele baasiga? Jaa, saab küll, aga ma otsimegi hetkel inimest, kes oleks nõus seda venekeelset osa haldama, et äkki, ma ei tea, kas teie või keegi. Et meil ei ole hetkel seda inimest, aga see on kõik alustamisel, jah. Et see on üks eesmärke. Aitäh sulle, Triin, ja jällegi, et tõesti nii sellest küsimusest, aitäh, et sa küsisid seda küsimust, nii nagu ka, miks sa viitasid, eks ole, et me Eestis tõesti unustaks ära, et ainuüksi eesti keeles asju ajades ja võib-olla ka teatud keskkondades toimetades me võime ikkagi nii mööda rääkida päris suurest hulgast noortest, et see on ka kindlasti sihukese kaasamise ja üksteisega hoolimise ja arvestamise ja kõigi peale mõtlemise teema Eestis. Rääkides nendest vaimse tervisega toimetuleku teemadest, siis üks asi, mis mul veel turgatas, on see, et Kristel, sina vist oled ühes oma intervjuus öelnud, et kõige tervemaks saame me siis, kui meil on head sõbrad, kellelt abi ja nõu küsida. Ja see on kindlasti nii. Ja ma arvan, et kõige suurem ja lähim tugigrupp, kelle sa saad ise endale valida, on ju tegelikult su sõbrad. Mul on olnud elus piisavalt hea õnn, et mul on tõesti ja just praegu veel eriti on väga head ja tõesti ongi, me kutsume ennast ise üksteise tugigrupiks. Et kus sul on, seal ei ole häbipuu, sa ei pea häbi tundma mitte millegi pärast, kui sul on mure, sa räägid oma murest ja me leiame sellele koos lahenduse, sest et mida rohkem jätame me need mured rääkimata, aga mida rohkem me piinlikkust ühe, teise või kolmanda asja pärast tunneme, seda suuremaks need mured ja need mõtted meie sees kasvavad. Ja mida suuremaks need kasvavad, seda suuremad võivad olla tagajärjed sellele kõigele, mis su sees toimub. Nii et sul on paratamatult vaja seda kedagi, kellele rääkida. Ja tegelikult, kui ma noorem olin ja tegelikult ka ei julgenud kellegi jutule väga minna, siis ma avastasin ise enda jaoks väikese nipi. Ma kirjutasin kõik oma tunded, kõik oma mõtted, ma kirjutasin endale paberilehele välja.
ma kirjutasin mingis mõttes nagu iseendale kirja, aga niimoodi, et kindlasti kõik teavad, et kui me räägime oma sõbrannale näiteks, kui midagi juhtus, mees tegi midagi, siis me jätame alati rääkimata mingisugused infokillukesed, mida mina tean, aga mu sõbranna ei tea, aga ma tahan, et mu sõbranna minu poolt oleks. Ehk siis ma jätan mingi info rääkimata. Nüüd see kiri mulle endale, ma teadsin, et ma ei saa enda eest mitte mingit infot kuskile peita. Ma tean seda kõike, ma näen kohe, et ma olen midagi endale valetanud. Ja kui ma kirjutasin kõik oma selle mure, oma mõtted, oma hirmud, kõik kirjutasin endale ära ja hakkasin seda endale tagasi lugema, nagu see oleks tulnud kelleltki teiselt. Ja ma hakkasin seda lugema ja ma sain väga palju iseendale vastuseid tänu sellele, et see oli nagu jagatud mure, sest ma sain kuulata seda, mida ma muredeks pidasin, sest kui mõni sõbranna oleks mulle öelnud, et mul on selline mure, ma oleks öelnud talle, see ei ole üldse mingi mure, ära muretse, et see läheb üle, et näe, sa saad nii teha, sa saad nii teha. Aga kui see on su enda sees ja sa ketrad seda enda sees ja sa mõtled seda hullemaks ja suuremaks, siis see lähebki, sest sa ei saa seda kõrvalt vaadata. Aga selle kirja näol ma leidsin, et okei, siin on mingid lahendused, et ma ei ole ainult kirjutanud probleeme, ma olen kirjutanud koos nendega ka endale kas või ridade vahele tegelikult lahendused. Nii et miks mitte alustada näiteks sellest, et sa kirjutad ise endale need asjad ära, lihtsalt olla korra enda psühholoog enne ja siis liikuda sealt edasi, et teha see ots lahti. Absoluutselt hea nipp ja jällegi nagu selline mõnes mõttes siis hästi lihtne ja geniaalne viis, kuidas me saame aidata teisi, et kas või sellise inspireeriva näitena, mis on minu jaoks toiminud ja töötanud ja võib-olla töötab see kellegi teise jaoks veel, kui me sellest räägime ja seda jagame. Üks asi on kindlasti see, et sa ütlesid, et sa räägid iseendaga, räägid sõpradega. Mulle tundub, et siin on tegelikult ka üks selline kui ma ei ole nagu nii eneseanalüütiline ja ei ole siuke endale kirjutaja tüüp ja kui ei ole äkki neid inimesi enda ümber, kellel ikkagi siis julgeks rääkida, et mulle tundub, et siin on ka üks selline digiühiskonna võimas potentsiaal. Ma nägin hiljuti sellist mind tohutult liigutavat lugu Audrey and Daisy, ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest filmist ja on ka audreyanddaisy.com kodulehekülg olemas. Need on 2 tõsielulist lugu tütarlastest, kes sattusid seksuaalvägivalla ohvriks ja peale seda said veel teada, et seda on ka filmitud ja see on avalikult netis ja kohutav kogemus, millega need tüdrukud siis kokku puutud. Üks neist ühel hetkel ütleb my life is over ja ma arvan, et see on suuresti see tunne, mida inimene selle hetkel tunneb ja see on auhinnaga pärjatud dokumentaalfilm, kodulehekülg, mis on nüüd välja töötanud professionaalidega koostöös hulga tugimaterjale noortega töötavatele inimestele, kuidas nendel teemadel noortega rääkida, kuidas tegeleda nende teemadega ja see on minu meelest tegelikult ka see potentsiaal, mida me saame ära kasutada nende väga raskete teemadega tegelemiseks olukorras, kus sul võib-olla ei ole piisavalt jõudu või julgust oma lähedastelt seda tuge saada ja võib-olla see on ka see koht, kus me võime küsida, et kas ja mida me saaksime Eestis nii digiedendajad ja digimeelsed, kui me oleme, ära kasutada selleks, et sellist tuge noortele paremini pakkuda, et minu arust peakski noortele tegelikult võib-olla tutvustama seda, et paljud räägivad, et nad on oma päi jäänud, et nad ei saa koolikaaslaste või klassikaaslastega läbi. Aga siinkohal ongi jälle oma näitelt, kunagi ma fännasin väga ühte bändi, mida ma ei nimeta, mis bänd see oli, see on natukene piinlik. Pärast saab Kristelilt küsida, kui võt läbi. Aga ja olgugi, et mul oli sõpru ja kõik oli väga hästi, aga ma leidsin sealt tänu sellele bändile, ma leidsin ühe bändi foorumi, kus kõik ülemaailmselt selle bändi fännid suhtlesid ja ma leidsin sealt oma sellise online sõbrad, kes olidki, kellega me jagasime pilte ja materjale ja muljetasime selle uute lugude üle ja ma mäletan väga hästi, kus üks suvi ma olin reaalselt 24 tundi järjest olin internetis seal foorumis ja lihtsalt mängisime mingeid mänge ja see oli hullult lõbus ja mul oli oma reaalne elu, aga mul oli see online elu, kus mul olid ka mingid sõbrad, kellega me saime osadega väga-väga lähedasteks ja nad olid Saksamaalt, Itaaliast, kust iganes ja see oli mu enda mingi teine selline maailm.
ja tegelikult oli see oli hullult tore, et oligi selline koht, kus ma ei saanud, sest see bänd oli tõesti siuke bänd, keegi teine mu sõpradest, kõik nad olid päriselt see bänd ja nad olid kõik, nad said must aru ja see oli ülitore, et nagu ükskõik kui toredad mu sõbrad olid, nad ei saanud sellest ühest asjast aru, aga ma sain selle nagu, et jess, mul on siin ka sõbrad. Tegelikult on internet väga tore koht, kui seda õigesti teha. Absoluutselt ja nii nagu sa ütlesid, siis võib-olla õige ongi öelda, et ei ole nagu noorte jaoks täna sellist offline ja online elu, et see on üks tervik, eks ole, ja me toimetame lihtsalt erineval hetkel erinevaid keskkondi kasutades, et see on kindlasti ka see reaalsus, millega peab arvestama. Ma pean ikkagi ütlema noorsootöötajana, et 24 tundi järjest internetis olla, peale seda vajab noor organism kindlasti puhkust. Ja ma ütlen seekord, et see ei olnud mu organismile väga hea ja ma tundsin ennast väga halvasti ja ma ei maganud üldse ja see võttis mitu päeva järgi tervitsemist. Aga nüüd sellest kogemusest õppinuna saamegi sellest rääkida. Mõistlikkuse piires tuleb kõike teha, kõike tuleb elus niimoodi teha. Just. Kas just kui me räägime nagu sellest interneti ja digilahenduste positiivsest potentsiaalist, kas siin on midagi erasektori ja noorteühingute ja kelle kõige veel koostöös, mida saaks ägedat Eestis ette võtta? Katrin, kuidas sulle tundub? No ikka ma arvan kindlasti. Üldse ma arvan seda, et tänapäeval vist teemadega tegeleda saabki ainult nii, et kõik on kaasas, kõik need turuosalised, siis erasektor, avalik sektor, noored, vanad, mis iganes. Ma arvan, et seesama meie suurim julguski on päris hea näide tegelikult sellest, kus on ikkagi väga-väga palju erinevaid partnereid kaasas. Ja muidu ei saakski, sest ta tegelikult ju töötab väga erinevatel tasanditel, et ühest otsast on ta niisugune kommunikatsioonikampaania, räägime asjadest, mis on täna reaalsed ja mis muutuvad ainult olulisemaks. Võtame nad teemaks, teadvustame ja siis inimesed oskavadki neid märgata ja nendega tegeleda. Teisest küljest on ta ju väga paljuski õpetajatega otsetöö näiteks, sellepärast et ma ikkagi usun, et niisugune online kultuuri teema või see, kuidas online'is käituda, see tuleb palju lapsest saati koolist, haridussüsteemist. Ehk siis täiesti eraldi osa meie suurimast julgusest on olnud see, et me koostöös siis Lastekaitse Liidu õpetajatega tegime ühe rollimängu, kus lapsed siis päriselt suurima julguse mängivad läbi olukordi, mis on keerulised, mitte kunagi must-valged, ka need kiusamise olukorrad ei ole ju kunagi päris nii, et üks on paha ja teine on hea, et seal on palju erinevaid aspekte. Mängivad läbi ja panevad siis selle mängu raames pähe nii-öelda erinevaid mütse, et keegi võtab siis selles case'is kiusaja rolli, keegi kiusatava, keegi kõrvaltvaataja ja nii edasi. Et ma usun, et seda läbi tegelikult käitumist muudab pigem seda läbi. Aga me ei saaks seda nii teha, kui meil ei oleks kõik see partnerite võrgustik seal. Nii et ma arvan, et meie jaoks suurim julgus on praegu hästi hea näide. Ja sinna veel juurde veel üks tegelikult oluline sihtgrupp meie puhul näiteks, kui erasektorist rääkida. Telias on Eestis 1700 inimest üle Eesti ja selle konkreetse asjaga, selle teemaga, kuna need lood kõnetavad kõiki, meil on kõigil, ma ei tea, lapsed, õed, vennad, nii edasi. Meil on oma töötajad on hästi aktiivselt kaasa tulnud, et tänaseks meil on üle 100 töötaja on käinud ise koolides loenguid lugemas, ütleme niiviisi kaasas, asja arutamas, töötubasid tegemas. Me ise arvutasime, et üle 5000 lapse on sedapidi siis juba olnud puudutatud ja loodetavasti teavad natuke rohkem, et mulle tundub jah, et üksi ühes kanalis tegutsedes vist ei tänapäeval nende teemadega niikuinii kuidagi kuigi kaugele jõua. Tõsi ta on ja siin need parimad näited, nii nagu sa ise ka välja tõid, ilmselt seda ka peegeldavad. Miks sa haarasid vahepeal mikrofoni sellise tundega, et sa ütled nüüd midagi, ole lahke? Ma ütlen midagi. Jah, muidugi kõik noored ongi põhimõtteliselt, enamus noori muidugi sotsiaalmeedias, et mis vähemalt meie kui noorte arvate, siis on tähtis on see, et kui me kasutamegi mingeid teatud kaasamisvahendeid, mis siis eeldavad noorte arvamust, et siis need oleks nii-öelda võib-olla sellised abivahendid, et ilmselgelt noortel on ka täiesti okei, kui need räägivad näost näkku inimestega, aga see võib olla näiteks väga heaks vahendiks, et näiteks kas või kohalikus omavalitsuses, et kas vallavanem või volikogu liige, ma arvan, et ükski noor ei tõuka seda tagasi, kui ta kirjutabki, et nii, et tšau, et saame kokku või siis, et
sealsamas Facebookis vestleb edasi, et ma ei tea, mis on sinu arvates põhilised probleemid või üldse selline trotsi nägemine ka, et kui sul näiteks vallas kirjutabki 10 noort, et ma ei tea, võiks teha, ma ei tea, rohkem trenne või midagi muud, et siis ise ka nagu võib-olla natuke vastu tulla, ma mõtlen nagu siis just nagu poliitikute poolt ja kõik teised algatused, mis me teeme, me üritamegi nüüd nii noorteühingute poolt ise kui ka noortele nii-öelda seda võimalused tutvustada, et sa saadki, olgu see siis tavaline Google Docs või Facebooki kommentaar, et sa saad läbi selle esiteks noorte arvamusi nagu küsida, nii-öelda noor võib-olla tahab anonüümselt vastata või siis nii-öelda kasutada teisi innovatiivseid lahendusi, olgu selleks siis, ma ei tea, kui mina kui näiteks noorteühingute liige, et see, et ma ei tea, panen oma raamatupidamise, selles mõttes teen seda netis või kuidagi kasutan mingit muud innovatiivset meetodit, et nagu sellised asjad on nagu kõik oodatud, aga muidugi see peab olema nagu asjakohane, et lihtsalt sükest asja, kuhu noored nagu otsast kaasa ei tule, et seda ei ole ka nagu mõtet promoda, et noh, võib-olla see on ja muidugi promo küsimus ka, et saaksid kõik võimalikult palju kaasa rääkida. Igal juhul tundub üks selline mõistlik mõte, et erinevatel tasanditel otsida erinevaid viise ja seda enam, et tegelikult noh, ka noorte jaoks ju ühele sobib selline kaasamise viis, et ta tuleb kohale mingile üritusele, julgeb võtta mikrofoni ja midagi sinna sekka öelda. Teisele see ei sobi, et seda enam meil peab olema neid lahendusi ja viise mitmekülgseid. Ja ma tahtsin juurde öelda, et meil selle suurima julgusega samasugune kogemus, et tulid super hästi kaasa ja tänu sellele läks ta ka lendu super hästi. Just nimelt YouTuberite kogukond, noored ise tegid klippe, lugesid neid koledaid kommentaare, teate, nagu USAski tehakse, et mis on sinu enda kohta kirjutatud. Said tohutult tähelepanu. Ja kui me, seal oli muidugi huvitav, me ise vaatasime või saime teada sellise asja, et proovisime kõike teha Eesti ja Vene ja noh, siiamaani sellel aastal läheb kõik samamoodi edasi, et proovisime teha nii Eesti kui Vene auditooriumi suunal teadlikult hästi topelt ja täpselt nagu kaasata kõik kanalid. Sotsiaalmeedias keerulisem Eestis Vene noori kätte saada, sellepärast et Eestis minu meelest või vähemalt meie kogemuse põhjal on ütleme niiviisi YouTuberid, blogijad, nad on natukene paremini organiseerunud ja leitavad ja ka kohalikud on, ütleme, populaarsemad, et Vene kogukonnas pigem on need Vene YouTuberid või rahvusvahelised, kes siis kõnetavad ja noh, neid me veel kätte ei ole saanud nii hästi oma kampaanias, aga me püüame edasi. Sellest Katrini mõttest inspireeritud on Aveliis, kes on need noored Võrumaal, kelleni sa arvad, et te täna veel jõudnud ei ole ja mida selleks teha võiks? Ma arvan, et noored, kelleni me hetkel jõudnud ei ole, on Setumaa valla noored, kes tulid meile haldusreformiga. Ja ma arvan, et üks asi, millega me kindlasti nendeni jõuame, on see, et me õpime nende kultuuri tundma, seda setu kultuuri. Ja meil oligi plaanis kunagi kas suvel või sügisel teha selline õpitubade sarnane üritus, et kus ongi võimalik nagu Võru kultuuri noortel ja Setu kultuuri noortel nagu omavahel tutvuda ja õppida neid kultuurilisi erinevusi. See on väga äge, et sa sellele viitad, et kindlasti ainult tõesti ei ole eesti-vene keele dimensioon see, vaid ka sellised kultuurilised eripärad ja siin ilmselt mitte ainult Setomaa, aga erinevad Eesti nurgakesed siin võivad väikseid omapärasid kanda sellest tähenduses, et see on huvitav mõte. Meil on 4 viimast minutit, mina ei tea, kuidas see aeg nüüd nii kiiresti läks, aga Slido's on veel mõned küsimused tulnud. 2 neist minu meelest, ja ma loodan, ma ei tee nüüd liiga, et käsitlevad pigem nagu sellist haridussüsteemi muutmist ja need me anname minister Repsile kaasa. Minister Reps saab rahulikult pühapäeval kodus mõelda ja uuel nädalal võtab ametnikega koos nendel teemadel edasi mõelda. Aga täna siin küsimiseks tundub mulle, et on tõesti väga asjakohane välja küsida selline teema, mis oli otseselt seotud ka meie vestluse teemapüstitusega, et kui Euroopa Liit nüüd töötab välja sellist järgmist noortestrateegiat ja noored on oma sõna sekka öelnud ja see uuring, millest me rääkisime, siis mis on haridusministeeriumi ootused selleks strateegiaks ja kui palju me Eestis seda kasutama hakkame?
no see on nüüd küll väga professionaalne küsimus, et seal mul on väike kahtlus, et see kuidagi on suunatud väga. Pärast räägime, et kes selle küsis ja... Ärme räägi. Et mille üle me võime olla uhked? Me võime olla tõeliselt sellepärast uhked, et meil on olemas Euroopa Liidus väga selgelt ja silmapaistvalt noortepoliitika. Ja kui me vaatame selliseid hästi mitmekülgseid noorteprojekte, mida Euroopa Liit toetab, siis ma loodan, et iga aktiivne noor on täna leidnud mingisuguse võimaluse. Alates vahetustest, alates erinevatest toetustest, nii et me oleme kõik väga tänulikud nii Rootsi kui Saksa kui teistele maksumaksjatele, sest väga palju Euroopa asju jõuab Eestisse ja omakorda on siin hea meel tunnustada kõiki meie aktiivseid noori ja noortemeelseid, sest me oleme väga targalt oma raha kasutamas, nii et meil selliseid programme, projekte, erinevaid algatusi, mida toetab Euroopa Liit on väga palju, loomulikult on ka erasektori ja teisi toetajaid, aga ma arvan, et see massiivne toetus tuleb väga palju sealt. See on hea asi. Nüüd kui me küsime, mida me ise panustame Euroopa Liidu strateegiasse, siis nii uskumatu nagu ta ei ole ja sellepärast ma arvasin, et see võib-olla ei ole väga professionaalne küsimus. Mina seda ei küsinud ega taha. Et Eesti noored on panutanud nii eelmisesse strateegiasse kui ka kindlasti on nad ka järgmisesse strateegiasse väga palju panustamas. Meie leiame ennast sealt ülesse. Me oleme ise, mitte ainult sellepärast, et ka väga palju sellepärast, et me olime just Euroopa Liidu eesistujad, kus me algatasime ja Ülvi tegi väga suure töö koos oma heade kolleegidega. Et me oleme juba algatanud, et vähemalt kuidas võiksime seda noorte kaasatust isegi paremini teha. Ja päris vahva on vaadata, et me oleme selgelt paari riigiga need, kes jooksevad isegi mitte rongist ees, me jookseme raketist ees. Et me oleme teistest väga paljudes ideedes, mida võiks noored teha, kuidas algatasi paremini koordineerida, kuidas tegelikult küsida noorte käest arvamusi, meelde tuletada poliitikutele, et noored aeg-ajalt kasutavad nutiseadmeid. Nii kummaline, nagu see ei ole Eestis, see tundub nagu tõesti elementaarne. Euroopas oli wow-efekt, kui me rääkisime, et tegelikult sa ainult ei helista, seal paljud noored suhtlevad ja on täitsa võimalik suhelda. Et see on sellised vahvad asjad, et meil on võimalik panna sinna uude strateegiasse väga palju. Nüüd see seondub teise teemaga ja see seondub sellega, et meil endal on vaja Eestis ka järgmine noortepoliitika alusdokument kokku panna ja noortele väljakutse on nüüd see, et küsida väga tõsine küsimus, mida me tahame sealt näha ja kuidas me tahame noortepoliitika dokumenti näha. Ja Eesti sellisel vahval asjal nagu meie noorte ümarlaual me tegime ka sellise ettepaneku, et kõik ülejäänud suured strateegiad, mida nüüd Eesti hakkab kokku panema kuni tulevase aastani 35, kes veel ei tea, siis Eestil on niisugune plaan kokku panna kõik suured strateegiad aastani 35. Seal võiks olla ka noorte kaasatus. Seesama, kus ma alustasin, et kõik koordinatsioonid, erinevad ministeeriumid, erinevad ametkonnad võiksid rohkem kaasata noori. Me ise noorte poole pealt peaksime vaatama, kuidas me saame noori kaasata kõikidel teemadel, need suurtel teemadel. Kas need on siis kohvikute stiilis, MTÜ-de stiilis, teeme sinna digi mingi platvormi, aga me peaksime selline, mõtlema läbi, et noorte hääl kõlaks mitte siis, kui see dokument on valmis, küsitakse, et mis te sellest arvate, vaid just sel hetkel, kui me praegu kaalume, sest vabandust triviaalsuse üle, aga kellele me siis selleks aastaks 35 seda teeme. Et me tegelikult see samadele noortele teeme. Et võibolla, ma ei taha nüüd võtta lõppsõna ära, aga vähemalt minu poole pealt lõppsõna on see, et see on kindlasti sellise järgmise poolaasta selline väga oluline teema, välja mõelda noorte hääl sellises suurtes pika strateegia dokumentides meie enda siseriiklikult ka. Aga ma ütlesin, Euroopa dokumenti me ise panustame väga palju ja ma arvan, et me jookseme väga palju sees nendes töörühmades.
no Mailis, sa tegid suurepärase lõppsõna selles tähenduses ka, et nüüd on tõesti viimane 1,5 minutit ja ma arvan, et see on, sa inspireerisid mind küsima, nii et süüdistage ministrit pärast, inspireerisid mind küsima igalt meie panelistilt, mis on üks asi, mida sina veel järgmise aasta jooksul, sa ütlesid pool aastat, aasta ütleme enne järgmist Tallinn Music Weeki, kui me loodetavasti jälle noorte teemadel saame rääkida. Mis on üks asi, mida sina saad ära teha selleks, et elu Eestis paremaks muutus noorte jaoks? Postimees salvestab selle. Mina tean juba vastust ja sellele küsimusele sain ma tegelikult vastuse selle nädala alguses. Ja see on see, et mina aitan planeerida Võru maakonna arengukava aastaks 2035. Imeline. Nii et ministrile kinnitus siit Võrumaal vähemasti noored tulevad kaasa, tahavad kaasa mõelda, kaasa öelda. Ring hakkab koomale tõmbuma. Mikk, Katrin, Kristel. Kuna ma juba praegult aktiivselt panustan erinevate noorteühingute töösse ja nagu meie nimi ka ütleb, oleme Noorteühenduste Liit, siis ma loodan enda poolt, et viimased kindlasti rohkem kui see pool aastat siis enda poolt, et noorteühingud oleks efektiivsed, noored saaksid kaasa rääkida ja et neil oleks võimekus ja nad oleks oma valdkonna põhikujundajad. Et seda ma kindlasti enda poolt vaatan, et nad suudaksid võimalikult palju siis noortele edasi pakkuda veel. Aitäh ja jaksu teile selleks. Mina tegelen usinalt edasi suurima julguse teemaga, ehk siis tegelikult sellise targa ja turvalise interneti kasutamisega, et ma ikkagi fundamentaalselt usun, et keegi meist ei taha tagasi maailma ilma internetita ja ka ilma nutiseadmeteta, et see, mis sina ütlesid ja on läbi käinud, et kõik need lõputud võimalused olla ühenduses teise maailma otsaga, lugeda, leida, mis iganes, et see maailm see on see, kuhu see maailm läheb. Ma usun siiralt, et selles on palju rohkem plusse kui miinuseid, aga nende miinustega peab ka tegelema ja ikkagi see sõnum, et suurim julgus on märgata, hoolida ja abi küsida või aidata nii igasuguste probleemide korral, sealhulgas need internetiprobleemid. Tegeleme, levitame sõna. Aitäh! No ma ei tea, saare naisena saan ma öelda ainult ühte, et oma nõu ja jõuga ma võin aidata nii palju, kui ma saan, nii palju, kus ma saan. Nii et ma ei tea, ma ei julge öelda lubadust, et järgmiseks aastaks on iga noor pea terve otsas ja kõik on kadunud. Aga ma arvan, et ma saan, äkki ma saan kuidagi ennast siduda veel rohkem sellega ja äkki kedagi august kuskilt välja aidata, siis oleks juba päris hea. Aitäh! Mul oli suur plaan avada veel mikrofon kõigile inimestele, kes siin täna kokku on tulnud, aga ma unistan sellest edasi. Kõik need, kes ei lähe Aropi kontserdile kell 6, restoran jääb avatuks, kellel on mahti ja aega veel, siis rääkigem üks. Suur aitäh. Nii, ma seoks ennast lahti. Igaks pandi kinni. Ja ma ise panin.